Tere kõigile vaatajatele ja kuulajatele. Alustame uue podcastiga, mille nimeks on Elu palli taga. Toome teieni igakuiselt ühe jalgpalliga seotud tegelase, kellega teeme pikema intervjuu rääkimaks tema teekonnast siiani. Ja tänane saatekülaline, väga palju tutvustust meil ei vaja. Mees on mänginud meistriliigas 521 kohtumist. Tere tulemast saatesse, Andre Frolov. Tere tulemast ja tõesti on au olla esimene selle saate siis külaline ja aitäh, et kutsusid. Ikka. 521 kohtumist meistriliigas, on see sinu jaoks oluline number või see pigem on lihtsalt statistikas järjekordne selline number? Ei, loomulikult on oluline, et hetkel juhin seda tabelit ja teise nurga alt jälle, et võib-olla natuke liiga väike, et kindlasti tahan veel kasutada seda numbrit, et kuhugi kõrgemale veel jõuda, aga ei, kindlasti ta on niisugune märgiline tähis ja on ikkagi ühelt poolt siis jah see, et ma olen kogu oma karjääri Eestis mänginud, mis on võib-olla miinuspool, et kuna kindlasti oleks tahtnud ka välismaal pallida, aga kuna ma olen siin seda jalgat teinud, siis on kindlasti au olla esimene ja kõige rohkem mänge. Mis oled enda peas mõelnud ka, mis numbrit sa taga ajad või tegelikult nagu mingid kindlat numbrit su enda silmis veel ei näe? Ei, eks ma pool naljatades olen öelnud see 600 ja nii edasi, aga eks tuleb passi vaadata, et siiamaani olen ennast veel füüsiliselt imeliselt tundnud, et ei ole märke lõpetamise suunas, aga eks ta läheb siin hooaeg 2 korraga ja eks siis lõpus näha on, et kui suureks see kerib või kas üldse kerib. See, kui sa tahad 600 kokku saada, siis sa pead üle kahe hooaja veel mängima Premium-liigas. Jah, see on, aga kindlasti tehtav, aga ei, ma seda eesmärgiks nagu ei pane, et jah, et ma naljatades olen seda kindlasti välja öelnud, et aga jah, ma arvan, et see ei ole nagu selline koht, kus panna neid eesmärke, et tuleb, kuidas tuleb. Arusaadav, sa oled platsil käinud nii palju meistriliigas, et ma alustan kohe selle küsimusega. Palju on räägitud viimasel ajal sellest kohtunike teemast, et on mingid kohtunikud, nii-öelda pingerida, kes vilistab top-meeskondade omavahelisi mänge. Ma ei küsi sult ühtegi nime, aga oled sa kunagi tundnud seda, et lähed väljakule ja näed, et see kohtunik on ja sa tead, et poisid, täna tuleb päris keeruline mäng? Ma ei usu, et pigem on see kuskil olnud seal jah mingid emotsioonid, et mingid aastad tagasi ma mäletan siin, et võib-olla see Levadiaga, Kaljuga, kui on olnud see venekeelne keskkond nende klubide poolt rohkem ja siis on sattunud peakohtunik, kes ka nagu nendega ühes keeles räägib, siis nendepoolne suhtlus tundub nagu siuke hästi sõbralik või selline, vaata, et mingid vene väljendid ja et sellised asjad ja seal keegi võib keeda üle pärast küll riietusruumis, et mis asja, et mis siin toimub, aga ei, ma arvan, et see on ikkagi olnud väga professionaalne, et sellist mingit eelistamist kindlasti ma ei... Aga vastupidi ka pole olnud? Et mõtled, et lähed väljakule, vaatad, see mees, ütled poisid, täna tuleb hea lahing. Ei, neid nalja teeb tihti ikka, et kuskil Marti Pukki näed, siis teed mingi nalja, et näed, et Hiiumaa mees, et ärge täna muretsega. hoiab omasi. Või et ma ei tea, näiteks toome mingi Karl Koppel, et kunagi ma ütlesin ühes intervjuus, et kui ta oli veel siin mõni aasta tagasi noor ja lootust andev kohtunik, et siiamaani tubli ja kindlasti areneb väga heaks kohtunikuks. Et ka ütlesin välja, et näed, minu lemmik kohtunikeks, et tema puhul ka, et teinekord teed siin nagu nalja, aga ei, ma arvan, et lihtsalt üldiselt, et mängijana samamoodi, et kuna staas on pikk, siis on see mõlemapoolne nagu austus, et ise sa võib-olla ei lärma nende kohtunikuga enam nii palju ja kohtunikud suhtuvad sinusse ka, et tihtipeale näed seda ikkagi nooremad jagelevad nende kohtunikega seal omavahel vaidlevad ja siis teinekord seal mängudes kutsud nagu seda mõlemat poolt seal korrale või räägid kas peakohtunikuga, et sina oled boss ja sina otsustad, et kui sa midagi teed, et sa ei pea seda mingit vaidlust siin arendama nagu mängijaga, et sina teed oma tööd, tema teeb oma tööd ja tema peab oma emotsioonidega hakkama saama. Aga sul mingi seisukoht ikkagi ju selles mõttes on, praegu meedias on seda teemat põrgatatud suht palju, et on mingid inimesed või nii-öelda mingid kohtunikud, kes neid mänge vilistavad. Sul mingi selline seisukoht on või miks see meil Eestis niimoodi ikkagi läinud on? Ütleme, et jah, et see seal taustal on päris huvitav, tänu sellele, et see lugu seal Juri Frischeriga välja tuli, eks, et
eks seal üldiselt on ikka, et need suuremad mängud, et kuna mina olen ka siis Floras pikalt mänginud ja Paides, et siis nii-öelda neid tippude lahinguid on palju olnud ja ütleme nii, et need kohtunikud, kes sealt siis peale tulevad, et need on ju üldiselt on sama, et enamasti suur hulk, ma arvan, on see Kristo Tohver seal olnud, eks, et sinna ikkagi üritatakse panna see parim mees ja aga jah, see on nagu nendepoolne maailm, et mida me võib-olla nagu muidu üldse ei taju, et ma ei oska täpselt öelda, kuidas kohtunikud tunnevad, et loomulikult ma võin aru saada, et sa teed maksimumiga tööd nagu ka sportlane, et ja sa tahad ju kõrgesse mängu saada, aga tihtipeale siis sa ei saa ja võib-olla ka siis mõnevõrra ebaausalt, et või mis võib neile nagu tunduda, et kindlasti sellised asjad võib olla, aga sedasi, eks ma arvan, et see on igal pool täpselt samamoodi teistes riikides ka. Hüppame sinna Paide aega. Olid pikaaegne Paide kapten 8 hooaega Paides. Nüüd peale viimast hooaega läksid teie teed lahku. Miks te teed lahku läksid? No ütleme, et koostöö sai siis läbi. Et veel ametlikumalt vastust ei saa anda. Ei. No ütleme jah, et pikalt sai oldud ja kokkuvõttes eks loomulikult oli eelkõige klubi otsus, et kui oleks klubi mulle uut lepingut pakkunud, siis ma suure tõenäosusega oleks ilmselt nagu jäänud. Aga arusaadavalt ka, et eks peavad ju ikkagi värskendama oma meeskonda ka, et selles suhtes kõik läks lahku sõbralikult ja ma arvan, et see on välja ka kokkuvõttes tulnud väga hästi, et mina olen oma praeguse olukorraga väga rahul, et võib-olla ütlekski siin kohe ära, et nii-öelda toetajatele või fännidele, et on ka siin samas lähedal Kristiine keskuses inimene vastu tulnud ja küsinud, et miks sa nüüd jalgpalliga siis lõpparve tegid, et jube lahe vend oli. et mis nüüd siis vaata, et siis ma ütlesin, et ei, et see oli kõigest Paide linna meeskonnaga, et kuna see lahkumine oli pärast pikki aastaid ja nii-öelda suureks tehti, siis paljudele võib-olla võis tunduda, et nüüd viskas nagu putsad varna, aga ei, ma olen endiselt täielik profisportlane, mängin Nõmme Unitedis küll aste madalamal, aga eesmärgiga tõusta kõrgliigasse nendega tagasi ja teha seal tegusi, et ja olen jah väga rahul. Kui sa juba mainisid, läksid esiliigasse Nõmme Unitedi ridadesse, oli sul tegelikult variant ka mängida Premium-liigas see hooaeg? Jah, ütleme 3-4 klubi, kellega need läbirääkimised käisid ja konkreetsemad võib-olla... Võid öelda ka, kes need olid? Ei, seal olid Pärnuga, Kuressaarega olid jutud, Harjuga olid jutud, Kaleviga võib-olla mingil määral, aga konkreetsemalt jah, seal võib-olla Pärnu, Harju, olid reaalsed jah, et eks Pärnu puhul oli see vahemaa ja see distants, et kuna ma olen pereinimene, et eks seal oli ka see suur takistus, et ei, seal mõtteid ja asju oli, aga jah, et ütleme, et United siis koputas nagu kõige tugevalt ikkagi uksele, et mis ma kokkuvõttes siis nägin, et profisportlasena, mida ma tahan olla, head tingimused ja küll jah, aste madalamal, aga klubi ambitsioon ja see tahe, et samamoodi käisid ka ühe korra siin Premium-liigas ära, ka nemad tahavad mingeid muutused ja ma arvan, et selles suhtes ka, et kui meil õnnestub võita see esiliiga see aasta, et siis sul ikkagi mingi tuumik peab olema paigas, et mitte, et sa ei vaheta jälle endal 8-10 uut meest tood sinna ja need, kes sul võitasid selle koha välja, et kukuvad sealt ära, et selles suhtes on põnev. Oota, aga mis seal ikkagi määravaks sai, kui sul ikkagi Harju-Pärnu olid, on ja nüüd läksid Nõmme Unitedisse? Ma ei tea, kas see nii on, aga see ei saa ju olla ainult nii-öelda palgas küsimus. Mingid tingimused peavad seal veel olema, mis sulle pakuti? Jah, loomulikult palk on ka väga tähtis, et eks ka seal on mingil määral erinevused, aga igal pool mängides ilmselt nendes klubides saad nagu selles suhtes hakkama. Minu puhul siis vähemalt, aga jah, eelkõige ikkagi Nõmme United, ma arvan, väga nagu hea klubi, head juhid ja kindlasti Eesti mõistes ikkagi tingimused, et minu vanuses ka sama, et meil on Eesti mõistes ikkagi väga-väga hea baas, et siin võib-olla mõnel üksikul liiga klubil on sarnased tingimused, et sa lähed oma sinna baasi, sul on talvel hall, suvel on sul seal kunstmuru olemas, sul on muruväljak olemas, kõik jõusaalid, kõik asjad taastumiseks.
kõik koosolekuruumid ja nagu see pool on ka nagu ülitähtis, et sa lähed nagu ikkagi koju, et noh, mul oli ka Paidega me ju mingid hooajad ju suviti treenisime ka Männikul, et nagu selles suhtes, mis oli pigem siis nii-öelda organisatoorne pool. Jah, et see, ma arvan jah, et noh, Eestis see on kahjuks, et noh, selles suhtes, et sa võid sinna Harjusse minna, see on 2 kilomeetrit mu kodust, praegusel hetkel nende koduväljak, kui sa seal aastaringselt nagu pead trenni tegema, et nagu minu puhul see ka ei ole nagu esimene eelistus võib-olla. Loomulikult saab hakkama kõigega nagu harjub, et ma olen neid pikki aastaid nagu mänginud, aga ikkagi, mida paremad tingimused, seda parem mulle endale ja kõigile teistele. Ja sul juba võib-olla jalad natuke väsinud ka ikkagi, oma jagu oled kühveldanud juba. Ei, väsinud ei ole veel. veel ei ole. Plaan on siis ikkagi Nõmme Unitediga tõusta meistriliigasse? No ilmselgelt. Mida sa ise näed, mida praegu Nõmme United selle jaoks teeb, et sinna jõuda? Ma arvan jah, kõigepealt on siis tehtud head täiendused, meil on ka head noored ja treeningprotsess väga professionaalne, meil tulid ka uued treenerid, poolakas, abitreener Lõuna-Aafrika Vabariigist, siis on veel Eesti kutt, et kogu treeningprotsess väga kõrgel tasemel, selles suhtes väga nõudlikud ja eks kõigile on selge see, et see esiliiga ja premium-liiga vahe on väga suur, et me tahame sinna tõusta, aga see tähendab ka sellest aastast siis nii-öelda väga kõva tööd ja nii-öelda füüsilist, tehnilist ja kõike seda mängu, seda arendamist palju kõrgemale tasemele, et ka kindlasti treeningkoormused jäävad nagu mitte siis tavapäraselt võib-olla hooajal, aga kindlasti need on nagu kõrged, et olla siis järgmiseks aastaks valmis ja loomulikult nagu ikkagi peab vaatama, et ega see midagi, me ei arva, et see midagi kindlat nagu on, et me nüüd siin lupsti tõuseme premium-liigasse ja kõik korras, et siin jah, 1/3 hooajast on läbi, siiamaani on kõik hästi läinud, aga kindlasti meil on väga-väga palju potentsiaali arenemiseks. Sa ise ütlesid juba selle ära, et esiliiga ja premium-liiga vahe on sellest väga suur nii-öelda mänguline vahe, sellest on räägitud ka meeletult palju. Kuidas ise nagu kohanenud oled ja kas sa saad ise ka praegu nagu öelda, et nagu ongi tegelikult ikkagi päris suur see vahe? No ta kindlasti on nagu selles suhtes, et need mängud on ju ka nii erinevad ja just see mehisus on võib-olla see võtmesõna, et esiliigas on ju ikkagi väga palju ju niisuguseid noori ja neid duubelmeeskondi, et viimane mäng, kes siin mängisime Tallinna Kalevi U21-ga, siis vaatasid, et algkoosseisud olid 18-aastased ja varust tulid 15-16-aastased, nagu et eks see on ju väga suur, nagu see on juba füüsiline ja niisugune jõuline vahe on ju nagu meeletu, et juba selle pealt nagu, et jalgpallimängu mõttes need distantsid, mida see mängu jooksul 90 minuti jooksul läbid, et minu jaoks seal nagu mingit muutust ei ole, et need jäävad ikka sinna 12 kilomeetri juurde ja kõik need kiirema tempoga jooksud ja et see on nagunii kõik samas klassis. Aga jah, et selles suhtes väljakul on kindlasti sul lihtsam, sul on rohkem aega ja kuna me oleme ju üks tugevamaid meeskondi, siis me ju domineerime ka, et siis mingeid asju sa pead jah võib-olla vähem tegema. Paidega seotud mõtted veel, sa läksid sinna peale seda, kui sa olid 18 aastat olnud Flora süsteemis. Kuidas see üleminek oli? Et mäletad seda, kui sa sinna Paidest läksid? Mäletan ikka, et see Flora lõpp oli, see oli juba siuke pikalt, see mingi pool aastat oli see kindel, et ma sealt nagu lahkun, et olid seal oma asjad jageleda ja eks kindlasti pärast seda olid mõtted välismaa suunas, et kas või kuskile Soome liigasse või mingid jutuajamised käisid inimestega. Mis pakkumised sul laual olid? Või mis variandid olid? Soome kõrgliigast oli küll mingi, kas oli tollal ajal Kemi, mingi siuke klubi, kes mingisuguse nagu algse pakkumise nagu tegi, et oleks olnud võimalus minna sinna siis, ma ei tea, kas testima või, aga nad selles suhtes olid huvitatud ja ikkagi jah, tuli see Paidepoolne huvi ka samamoodi ja siis mul oli juba jah, siuke pereelu oli ka nagu alustatud, et polnud enam sellist luksust, et lähed sinna Soome nii-öelda, ega seal palganumbrid nüüd nii suured ei ole, et sul peret üleval pidada ja et kõik oleks ilus tore, et see oleks ikkagi olnud siuke kannatamine ja tuli see Paide pakkumine ja mis tundus kõigile nagu parem ja Paide nii-öelda plaan ja Slava toona peatreener ja klubi väga-väga mind tahtis ja otsustasin siis selle teekonna ette võtta. Oli sul sel hetkel mingi teisi klubisi ka Eestist, kes sind tahtsid?
mäletad seda? Ma otseselt isegi ei mäleta, et mingeid jutuajamisi kindlasti oli, aga midagi konkreetselt. Paidega läks kiiresti konkreetseks ja? Jah, et eks seal oligi, eks mu ambitsioon oli ka pigem kui Eestis siis kuskil rohkem kõrgemal tasemel mängida, aga kõrgema siis koha peale seal liigas, aga jah, lõpuks tuli siis Paide, kus oli ka siis selge, et mingid aastad läheb aega, et kui sinna kõrgesse seltskonda nagu jõuad. Kas sulle sel hetkel juba räägiti seda Paide plaani, et plaan on jõuda nii-öelda Eesti meistriliigas nii-öelda tippu? Te olite ju sel hetkel, kui sina läksid, olite te 7. Ja sel hooajal, kui sina läksid, jäite te 6. Siis oli juba see, ma mõtlen see, et nagu käidi välja see plaan juba, et meil on vaja tõusta esikolmikus. No see on ju täiesti uus hingamine jah, et kõik need siis, kes seal tänasel päeval veel Paide 3 või Paide 4, ma ei tea, mis see nüüd on, need oma Järvamaa legendid, nemad ju kõik lahkusid sealt ja täiesti uus meeskond pandi kokku, võeti igalt poolt noori siit üle Eesti kokku ja pandi ka tegelikult siis korralik nagu meeskond kokku, ma arvan, Eesti mõistes. Ja eesmärk kindlasti oli, et hakkame sealt vaikselt minema, hakkame korralikumalt trenni tegema, kõik väga nii maksimumi lähedaselt kui saab, et kindlasti jah, lootus oli alati, et ja nägid seda potentsiaali, et paremal päeval saad võib-olla isegi parema koha peal seal mängida, aga ma ei mäleta jah, kas see esimene aasta oli 6 või oli ta 7 või midagi sukest jah, et aga sealt järjest jah, iga aastaga me ju tõusime, aga algusest peale jah, et see oli see siht klubil. Sa ütlesid ka, et paljud uued mängijad tulid, nii-öelda vanad Paide legendid läksid sealt eest ära. Kuidas see kogukonnaga sidumine käis? Ma ise mäletan mingisugust artiklit, kus te käisite mingitel üritustel, üritasite seal näidata, olla pildis. Kuidas see käis? Tegelikult olite täitsa võõrad kujud ju nii-öelda, kes sinna Paidesse otsapidi jõudsid. See oligi algul ikkagi tegelikult suur murekoht ja ma arvan, et oli õnn, et meil oli Slava treener, et ta on ikkagi niisugune rahvainimene, kes kõigiga nii hästi suhtleb ja räägib ja tema poolt oli ka, et kuna ta oli ise ju mänginud ka ja temal oli ka juba see side nagu olemas, et ja üldse elukogenud inimene, et ta teadis täpselt, et kuidagi on vaja ju südamesse sinna pugeda, et jah, et kas me käisime seal küll mingid mängueelseid flyereid jagamas, käisime puid lõhkumas, puid seal talgutel ja igasugused, võimalikult palju ikka, et üritasime, mitte nüüd see ei olnud nüüd väga palju, aga ikkagi niisugune kas kuu-paari tagant ikkagi mingi asi seal Paides. Nii-öelda pildis olla, et kogukond saaks aru, et ikkagi normaalsed mehed olete? Jaa, et käisime jah, tänavatel seal ringi, tutvusid inimestega ja jagasid flyereid ja kutsusid mängule ja vaikselt. See ka ju omamoodi tegelikult niisugune huvitav kogemus. Ei, absoluutselt jah, et nagu raamatumüüja kuskil Ameerikas. Aga jaa, ei, selles suhtes, et niimoodi ta vaikselt läks ja et eks loomulikult see põhitöö ikkagi sa võitled selle fännide ja toetajate poolhoiu seal väljakul välja, aga need on niisugused väiksed asjad, et ma arvan, et need vanemad prouad, kes olid ja sul aitatakse puud kuskil ära laduda, et sul jääb ikka nagu meelde ja niisugused väiksed asjad, aga väga tore jah. Tuled see aasta ka mul puid laduma, kui on vaja või? Ei, ma ei tule see aasta. Siis tean. Järgmine asi, ma mõtlen seda, et te tõusite tegelikult Paidega ju iga aasta, mitte päris iga aasta, 2016 olite te ju 6, siis 2017 6, siis 5, 4, siis tuli see aasta, kui te olite 2, 2020 ja siis 2 aastat järjest 3, 4 ja nüüd eelmine hooaeg uuesti 3. Mida sina arvad, mis see kõige suurem määravam asi oli, et te sinna suurde mängu ikkagi välja jõudsite? Ikkagi ma arvan, see järjepidev töö, et suutsime arendada neid oma kutte, kes seal olid ja ikkagi järjest siis ambitsioonikamad mängijate tulemised nagu, et suuremad nimed tulid klubisse järjest, et me saime kvaliteeti juurde, et see nii-öelda Kambja rong läks seal käima ja millised mehed nagu sealt tulid nagu tõesti, et nagu Paide on siin ju üldse nagu nende välismaalastega päris palju ju täkkesse pand ja et need täiendused nii-öelda Afrika mängijad ja siin on veel Hispaaniast ja igalt poolt teisi välismaalasi ka, et ja pluss siis lõpuks hakkasid seal Anieri-sugused nagu Eesti legendid juba tulema ja järjest ja Siim Lutsu tagasitulek ja hästi mõnusalt ja loogiliselt on see asi läinud, ei forsseeritud, et klubi eesmärk oligi algusest peale, et mitte forsseerida nüüd, et nii-öelda võtame siin kallid mängijad ja nüüd lähme, eks, et aasta-aastalt järjest see paremaks läks ja täpselt nagu nende tulemustega ka samamoodi, et
et järjest natuke nõks jälle mängijad, oma mehed arenevad ja tuleb veel paremaid mängijaid juurde ja sealt see läks. 2022 võitsite karika, 2023 superkarika. Sa oled Floraga igast kulda ja karda kokku võitnud. Mida need karikad üldse sinu jaoks tähendavad? Need ikka tähendavad väga palju, et jah, esimene siuke Paide võit oli siis see esimene eurokoht, kui me üldse saime, vaata. Et siis oligi vist see Narva ja Flora finaal siin ja meil oli vaja vist, et Flora võidab ja siis olid küll kodus väga õnnelik, et said selle nii-öelda 4. vist lõpetasime eelmise aasta ja siis meil oli sealt vaja, et Flora võidab karika. Et kindlasti see ka oli siuke väga märgiline ja loomulikult see karikavõit, et see ju tagas ka samamoodi veel selle europääs meie ikkagi klubi esimene karikas ja pole midagi paremat, kui tõsta nagu mingi võistluse lõpuks karikas enda pea kohale ja öelda, et sa oled nagu parim. Ja superkarikas ka, et need jah, superkarikast on küll vähe oluline mingi asi, aga tihtipeale nendes mängudes ka juhtub midagi erilist ja et seal superkarikas ju ka me olime ju 2-0 taga Floraga, siin Sportland Arenal mängisime ja viimase 10 või 15 minutiga pöörasime selle 3-2 võiduks ja jälle mis emotsioonid ja siis ei huvita kedagi et see on ainult superkarikas, et see on karikas ja meie oleme parimad. Ma mäletan ühest intervjuus sa mainisid, et Paidega sinu eesmärk on võita meistritiitel. Mille taha see lõpuks jäi? Ei olnud piisavalt head, kui lihtsalt öelda jah, et saime sinna lähedale, jah, need viimased aastad me olime ikkagi ju paremuselt jah, top 3 kogu aeg, top 4, et aga see vahemaa nende liidritega ikkagi paraku jäi liiga suureks ja eks meie siis ei olnud piisavalt head ja tuleb nagu öelda, et nagu vastased olid ka ikkagi väga kõvad, et siin Flora Levadia ikkagi ju, Flora ikkagi vahepeal tegi siin oli ikkagi märkimisväärne vastane, et nüüd on võib-olla Levadia natuke samas seisus, et on ikkagi teistest nagu mingil määral üle just selle meeskonna sügavuse ja kvaliteedi mõttes, et meil siis järelikult piisavalt seda ei olnud ja jäime ikkagi ju päris palju nagu maha sealt nendest tiitlitest, et punktide mõttes, et seal 15-16 punkti vahe, et see on ikkagi kohe lõpuks väga suur, et jah, et võib-olla ainuke jah, siis kahju on siis sellest, et oleks olnud seda lõpupõnevust seal võib-olla veidi rohkem, et aga ei, kindlasti üks hetk see ka juhtub ja selle üle mul oleks hea meel. Ma mäletan ise ka, et Paides mingitel hooaegadel mängupilt oli tegelikult suhteliselt ebastabiilne, et te suutsite võita nii-öelda kõiki, aga samas suutsite ka kõigile kaotada. Kas see pigem, mul alati tekib siuke küsimus, et kas see pigem on nagu komplekteerituse küsimus või see on tegelikult staffi küsimus? Et miks see selline suur kõikumine käib? No ütleme jah, et see on nüüd ju olnud ikkagi viimased jah, võib-olla 3-4 aastat vist. Et Slava kõige kõrgem, kui me saime esimest korda 4. koha vist on, et see hooaeg me panime terve hooaeg ikkagi väga super jalgpalli, et nagu nii-öelda tabeli tagumise otsaga meil ei tekkinud mingisuguseid probleeme, me mängisime väga head mängu, tugevatega ka vaikselt hakkasime sealt rohkem punkte saama. Aga jah, nüüd need viimased, et ise mängijana ikkagi, et eks siin on olnud ka neid treeneri vahetusi ja neid, et esimese asjana ikkagi tuleb vaadata peeglisse, vaatad ennast ja see ebastabiilsus ikkagi, eriti siin Eesti liigas, et kui sa siin ongi, et võidad siin Florat näiteks ja kaotad järgmine voor Pärnu Vaprusele, et nagu, et siin ei ole nagu ju see, eks see on kõigil on oma roll selles, aga enamus on ikkagi see mängijate probleem. Et seda ma tundsin ka ikkagi, et kas see motiveeritus siis oli nii kõrge seal kõigis nendes, ilmselt mitte. Et igas mängus tuleb ikkagi ennast maksimum välja pigistada. Te treenisite suhteliselt, nüüd Paide sai oma hallid asjad valmis, aga te muidu treenisite kogu aeg Tallinnas. Vahepeal Sõles, vahepeal Männikul, nagu sa mainisidki. Kas sai üldse siuke asi tekkida, et sõitsid Paidesse, et see on nüüd minu kodumäng? Ei, kindlasti sai. See ikkagi väga kiiresti, nagu kuna ikkagi Paide nii-öelda need muru kvaliteet, kunstmuru kvaliteet pärast seda vahetust kunstmuru muidugi, et kunagi oli see Paide betoon seal, et siis ei tahtnud sinna keegi minna. Aga ei, koduks see sai ikkagi väga kiirelt, et siuke teistmoodi sa lähed oma rahulikku sinna, sul tulevad need omad inimesed sinna tribüünile ja alati hea, et eriti suvel need murumängud, et paremat muruväljakut Eestis põhimõtteliselt ei ole ja et mehed kastavad enne seal Gert Kams
higistab Martin Kase, teevad väljaku märjaks ja kõik tingimused on loodud, et ei, kindlasti. Jõudad Paidesse sisse ja tunned, et sa oled kodus. Et noh, mina olin muidugi nii pikalt ka, et võib-olla algul võttis kauem aega, aga kindlasti väga mõnus. Paidega olete jõudnud korduvalt selle Eurotrallis 3. ringi. Et kas see on mängijale ka nii-öelda lisamotivatsioon just kui neid euromänge saad mängida? No loomulikult, et need on ikkagi hea. Ütleme siin Eesti liigaga võrreldes see on nagu automaatselt, kas sa siis mängid kas või ainult ühe vastasega või see, kogu see asi seal ümber, see on nagu, see lähebki, muutub tikkjalgpalliks, see kõik, mis sa... Nagu päris. Jah, niimoodi ma arvastan vahel öelda, et see ongi päris, et lähed, valmistud, oled hotellides, sõidad kuskile võõrsile, et seda ootad jah, et õnnestus 2 korda 3. ringi veel ka jõuda, et nagu, et seal veel see võitmine, et sa sinna järgmisesse ringi, et see nagu meil siin Eestis ikka see on nagu kõva saavutus ja üli parimad emotsioonid üldse. Kui sa tagasi mõtled selle ajale, mis hooaeg või mäng kõige eredamalt meelde tuleb? Euro siis? Ja. No ma arvan ikkagi see Dinamo Tbilisi esimene mäng seal võõrsil, et ei teadnud, kuidas ju minema hakkab, et oli ka sama, nagu sa enne mainisid, et selline ebastabiilne hooaeg, aga selleks hetkeks oli, mis näitaski mulle ka seda, et ikkagi mängijates on see päris palju kinni, see motiveeritus, et seal nendes euromängudes see, kuidas kõik pühendasid ennast ja meeskonna eest nagu väljas olid, et kes oli pingil, kes alustas, et kõik olid oma rolliga ülimalt rahul ja sinna minnes, seda ma olen ka korduvalt öelnud, et kuskil lennujaamas vaatasime Kaimar Saagiga veel ja küsisime mingid mängud, et näha Tbilisi siis mänge, et kuidas neil seal liigas ja kuidas mängivad ja siis vaatasid küll, et, et seal pannakse ikka sükest vurri, et nii tehniline ja nii kiire mäng nagu seal käis, aga see aitas olla paremini valmis, ma arvan, ja läksime sinna ja eks need mastaabid on nagu erinevad, isegi Dinamo Tbilisi, et kannatamist oli palju ja ka seal kannatasime, et oligi vist 1-0 jäime suht kiirelt taha, kannatasime, siis saime, ma ei mäletagi, mis seal lõpuks ju 3-2 võitsime, et vastased olid igal juhul 2-1 sees ja meil tulid veel seal tegime veel vahetused ja nemad emotsioonid, et sealt tulla nagu veel 3-2 võiduga tagasi, et nagu et jah, see oli suurepärane, et mitte, et need teised mängud kuidagi ka vähem tähtsad oleks, aga see on väga kõva nagu just võõrsil ja võita nagu see euromäng, et see on ikkagi päris kõva. Lennukis tehti juba kihisevad lahti? Ei, siis me väga mingid kihisevad, ma arvan, lahti ei teinud, et kui siis väga vähe, aga jah, need olid jah, omamoodi mõnusad, et siuksed pikad reisid ka veel seal Gruusia ja need Armeenias käigud, et oli väga lahe. Sellest teemast on ka tegelikult suht vähe räägitud. Kui need euromängud on, kas mängijatele on määratud ka mingid boonused või kuidas see klubiti on, et kas on mingi boonusesüsteem, et kui me saame siit esimesest voorust edasi, siis saate selle boonuse või te peate jõudma nii kaugele, siis on mingi boonus. On mingi siuke asi üldse Eesti jalgpallis olemas? Jaa, loomulikult, et seal nagu Eesti mõistes on ikkagi päris korralikud boonused. Muidugi oleneb klubidest, aga nii palju kui mina, et siis ka seal ikkagi kuskile ühte auku see jääb ja mis me räägime korralikult, too seal mingi võrdlus, kas see on umbes sarnane, mis on mingid palgad või mingi mitmekordne palk või kuidas see asi käib? Jaa, kellelgi kindlasti, et sa võid selle ühe ringi võidu eest isegi jääb, ma arvan, nagu palga võid ka nagu saada, aga see ei ole siis mingi kõrgema palgaline, aga ikkagi võrdlemisi suur protsent sellest, et jah, seal lihtsalt oleneb klubist, kes kuidas need üles ehitanud on, et ja kuidas ta neid nagu jagab, et Paides ma võin öelda, et meil on väga korralikud need boonused, kindlasti jah, ka see lisab nagu seda ekstra motivatsiooni mängijatele ja pluss veel see, et sa oled ju rohkem pildis seal ka, et kindlasti see on nagu mängijatele siuke oluline. Kas see oli nagu peale igat vooru siis on või, need boonused? No ma ütlen, meil Paides oli näiteks siis jah, et kui sul on see 2 mängust koosnev see round, et siis
nii-öelda kui sa lähed järgmisse ringi, on jah. nagu see boonus ja siis nagu vaadati, kas kui sa olid mõlemas algkoosseisus, siis sa olid nagu nii-öelda see täispreemia, kui sa olid nagu vahetusest sekund ühes või teises, noh, niimoodi nagu siis nagu selles suhtes jagati, et aga need, keegi nagu ilma ei jäänud, et kes meeskonnas olid, et kõik said. Need, kes lennukis lihtsalt kaasa reisisid, nemad said ka midagi ikkagi? No absoluutselt jah, muidugi, et nii ongi. Aga meeskonna osa? Jah. Arusaadav. Kas meistritiitli võitmise puhul oli Paidel ka mingi boonusesüsteem või pigem mitte? Ja, muidugi. Kuidas muidu? Kuidas muidu? Et selles mõttes see ju eesmärk oli, et ka seal oli ja päris korralik boonusmängijatele ette nähtud, aga jah, sinna lähedale me ei ole jõudnud. Kas see on tulenevalt kõigil nii-öelda erinev klausel on see lepingus, et mis see protsent on või see oli mingi ühtne asi? Ei, seal oli, no ütleme, Paides oli selles suhtes paigas, et see võib ju klubiti erinev olla, aga meil ikkagi enne kui hooaeg algas, rääkisime need asjad nagu paika, olid paberi peal kirjas, pandi need asjad kirja ja kõik olid teadlikud. Et kui võidame, siis saame selle summa, jagame selle summa oma vahel ära. Põhimõtteliselt nii? Okidoki. Hüppame Flora aega ka. 2005 aasta liitusid Floraga. Jah, esimesed mängud. Mõned mängud sa seal kirja said noore mängijana. Kas oli unistus ka sul noore mängijana, et tahaks Flora esinduses nii-öelda peale saada? Ei, no loomulikult mingist hetkest siis tuli, aga see on võib-olla siuke 13-14 ja kui juba hakkasid nagu suuremaks saama, et muidu käisid lihtsalt seal jalgpallitrennis, kuna armastasid seda nii väga ja kui nii-öelda see profi jalgpall hakkas lähemale jõudma, siis nagu loomulikult sa tahad ju Eesti parimasse klubisse tol hetkel siis jõuda ja kuskilt vaikselt hakkasin seal minema, et 2004 oli vist meestes esimene hooaeg, mängisin vist teises liigas ja olin samal ajal treeningprotsessis siis Flora duubel meeskonnas ja sealt siis järgmine aasta olin sealt duublis ja hooaja lõpupool seal septembris siis osalesin mingitel treenikutel ja sain seal mõnedele mängudele ja sain ka peale ja ma vaatasin et mõned mängud said kirja sel aastal te jäite 4. See oli Flora jaoks katastroof ja siis meediasse hakkas jõudma infot, et mängijatel on palgad maksmata. Kas 2005 aasta oli see aeg juba, kui see teema puudutas sind või see teema tuli sinu jaoks hiljem? Ei, ikka hiljem, siis ei olnud, et sellel hetkel ma olin ikkagi tuubli mängija veel 2005, ma nüüd mõtlen, kas mul seal mingid stipendiumlepingud üldse võisid veel olla, võib-olla pigem veel üldse mitte, et olin veel noormängija, aga ei, siis veel ei olnud et ja seal oligi et siis need olid need minu jaoks, ma nagu nii-öelda riietusruumist tol hetkel väga palju ei olnud, et see, mis nendel aastatel oli täpselt, seda ma ei tea. Siis pigem tuli see teema sinu jaoks 2010 äkki? No 2009 ma poole hooaja pealt liikusin siis Florasse ja eks siis sealt vaikselt need teemad argnesid ja avastasid isegi, et mingid laekumisi siin õigetel päevadel ei toimu ja eks ta nagu karm periood selles suhtes oli, et klubil olid rasked ajad ja ise olid küll noor ja said ju kuidagi siis veel hakkama, et üürirahad ja niimoodi nagu sulle ikkagi tasuti ära, et ja päris nagu täitsa näljas ei pidanud olema, aga see oli ikkagi karm, et kui sul olid seal juba siuke 30-aastased mehed, kellel on pered, lapsed, on kodus ja nad tulevad sinna ja siuke igapäevane see riietusruumi teema on see, et nagu kuidas tänane päev üle elada, et nagu see ju läheb ju kogu meeskonnale, et see oli nagu selles suhtes karm, et ise noore mängijana see oli nii hull, aga juba siis nägid nagu, et kui hädas on nagu need, et seal mõned aastad siis veel ja siis need asjad seal jooksid nagu jonksu ja palgasjad saadi korda. Ma vaatasin järgi meedias mainitud, et meeste seisud on väga erinevad, aga laias laastus võib öelda seda, et viimase 18 kuu palgast on 9 kuu palga eest raha saamata. Sa mängid 1,5 aastat mängid jalgpalli ja sa saad pooled rahad kätte. See on karm. Kuidas see võimalik? Kuidas see sel hetkel nagu isegi võimalik oli? Nagu kas sul oli, nagu sa ütlesid, see sinu jaoks oli see karm, sa olid veel noormängija, aga oli sul mingi inimene või keegi, kes toetas sel hetkel? Ei, no ema loomulikult ju selles suhtes nagu aitas, aga jah, ma nägin, et minu kulud ei olnud seal nii suured, et oleks midagi sellist, et sul on ikkagi pere kodus ja sa pead nagu leiba lauale viima, et siis see on natuke teine asi. Tegite seal, vaatasin, et mängijatega oli mingi streik tehtud nii-öelda.
Sel hetkel siis Martin Reim rääkis, et 6 mängijat oli kohal. Otsustasite siis käed kokku panna ja öelda, et me ei tule enam? Seal vist oli jah, et me ju mängisime, kas see võis olla äkki 2011 või 2012. Meil oli, me olimegi, siis olid ikkagi need probleemid ja meil oli ju baas oli ka. Olid Champions League'i need eelringid siin, et siin Eestis mängisime ja käisime võõrsil seal mängimas ja et arvestades seda, et see baasel oli eelmine hooaeg olnud veel veerandfinaalis kuskil Champions League'is, siis meie olime selles seisus, et inimestel ei olnud raha, et nagu süüa osta, eks. Pluss jah, seal mängida, et häbisse me ei jäänud ja ma mäletan, et sealt baaselist tulime tagasi ka, et nagu ja olidki, et kõik olid nagu tühjad ja nüüd edasi, et tellielu on ka läbi, et tasuta kuklit ei ole, et siis tehtigi vist jah, seal veel Martin oli ka õige mees ja ütles, et puhake 4 päeva rahulikult, et nautige, et midagi ei ole teha, et me ei saa teid sundida. Ja eks neid streike seal mitmeid oli, et nagu kindlasti see oli õige, et midagi pidi seal tegema ja lõpuks need asjad jooksid paika. Käisid sel hetkel kuskil kõrvalt tööd ka tegemas või neid mõtteid veel ei olnud? Ei käinud, mina ei käinud. Et jah, kokkuvõttes mul ka, et mul ei olnud mingi väga kõrge palk ja kui seal olid veel mitmeid aastaid inimestel need maksmata, siis minul sellist asja ei olnud, et nagu kokkuvõttes ka, et mingid jah, ütleme seal hilinemised nagu olid, aga nagu said need asjad. Aga lõpuks saite kõik oma rahad kätte ikkagi? Jah. Okay. Ma nüüd ei julge öelda, et kas kõik inimesed, aga nii on mulje nagu jäänud, et need asjad klaariti ilusti lõpuks ära. Ma vaatasin järgi, 2012 on mainitud, et siis olid veel viimased probleemid. Mul oligi see mõtteküsimus, et kas hilisemalt sina läksid ära 2016, kas oli neid teemasi veel või siis oli asi normaliseerunud? Jah, 2012 oligi, ma arvan, see, et me olime ju meistrid olnud ja mängisime selle baaseliga. Seal suvel see nagu läks suuremaks veel, uuesti olid need streigid ja pärast seda lahendati need probleemid ära, et sealt jah, ütleme mingi aasta-2 võib-olla veel nagu mingid probleemid, kerged hilinemised ja mingid sellised asjad ikka olid, aga lõpuks jah, kui ma seal olin, seal oli, kõik asjad olid nagu paigas, tehti seal kontoris ka mingid muudatused ja asjad saadi jooksma, et siis lihtsalt elasid oma selle paranoiaga seal veel paar aastat, et mis asja et tuligi nii, 10. on palgapäev ja kõik sulle laekub siia, et siis ikkagi hoidsid seda raha, et äkki järgmine kuu ei tule, et see oli ikkagi päris pikalt veel sees. Käisid hommikuti ikkagi pangaautomaadi juures mitu korda klõbistamas? ei klõbistamas ei käinud, aga lihtsalt see kindlus, et sul järgmine kuu ka, et tuleb see õigel päeval see, et siis seda ei olnud, et korralik elukool, jah. Päris karm. Florast lahkumine oled maininud, et see oli raske ja keeruline. Intervjuus ütlesid, et pead lahkuma kahjuks kahetiste tunnetega. No jaa, loomulikult, et kuna ma olin seal alustanud ja ikkagi sinna nii-öelda esindusse välja jõudnud ja täie liikmeline siis põhimees seal olnud ja tiitleid võitnud, et eks see lahkumine oli, et ma olen ka korduvalt seda öelnud, et Florast lahkumine kui selline, et kui mind ei vajata enam, mind ei taheta, kõik on arusaadav ja polegi probleemi, tulevad nooremad peale, et kui te minust potentsiaali ei näe, et ma olen kindel, et ma kuskil mujal sain ju edasi mängitud, aga lihtsalt need asjaajamised nagu seal oli, et mis ultimaatumid, et mida ma nagu selleks tegema pean. Mis seal oli siis? No seal oligi jah, konkreetsemalt see, et Pärnu Vaprusesse minna nagu laenuga, nagu, et ma ei saanudki nagu aru sellest, minupoolne pakkumine lihtsalt oligi, et kuna mulle öeldi, et me sinuga enam ei arvestata, kujutate maikuus öeldakse sulle, et me sinuga ei arvesta, siis kõik oli selge, nii arusaadav, suvine aken tuleb, laske mul siis minna, lõpetame selle ära, et ei ole mingit, lähme sõbralikult lahku. Aga siis seal tekkisidki ja need olidki ilmselt mingite mängijate teiste kuskilt üleminekutega seoses või ma ei tea, mis stiile seal üritati teha, et nagu eks oligi siuke segane värk ja probleem oligi selles, et tollel ajal siis Pärnu Vaprus minu jaoks siis ja nii palju kui juttu oli kuulnud, et see ei olnud nagu arvestatav keskkond, et sealt, kus ma lähen nagu, et sa mängid seal, lükkasin tabeli lahti ja vaatan, et nad on viimasel kohal, minul ei ole ka seal midagi päästa, et mis ma teen, treeningprotsess ka samamoodi, see ei ole ju võrreldav, et siis jah, lõppkokkuvõttes siis jäigi see otsus selline, et olen siin Floras pigem siis pingimees, kui ma sinna lähen. Mingeid teisi variante ei olnudki, siis öeldigi, et mine laenule Vaprusesse, see on ainus variant, muidu istud pingil. Jah, et oligi ja siis
eks seal oligi veel, et seal ju treenervahetus, Norbert Turt lasti lahti ja tuli Argo Arbeiter ja siis oli neid palju jutuajamisi seal selle kontoriga, et et mis nüüd, et kas nüüd on midagi muutunud nagu, et siis mina ju ei uskunud, et nüüd ju, et tuleb uus treener ja et mul on see nullist võimalus, aga algul öeldi ikka, et et sul on täielik võimalus ennast siin pilti mängida, aga see paari nädalaga oli ju selge, et minu kui mängija esitused kuskil treeningutel ja need nagu ei langenud sellel hetkel, need esimesed kuud veel. Aga mis sa sellistel hetkedel teed, kui peatreener, sa ei ole seal soosikus nii-öelda seal grupis sees, keda ta mängu paneb, on ju, mida sa sellisel hetkel teed? Lepid lihtsalt olukorraga või sa käid ikkagi aeg-ajalt peatreeneriga eraldi rääkimas või küsid seda võimalust või kuidas see asi käib? Ei no konkreetselt seal oli ikka et näiteks Arbeiter tuli, tahtsin temaga rääkida, küsisin, tema ütles mulle, et mul on see nagu võimalus, ma ütlesin okei, eks vaatame, teed ju tööd ju edasi, siis hakkad nägema väikseid märke, et nagu ei tundu, et siin on nagu võimalus, eks sa üritad ikka professionaalne olla ja teha maksimumiga seda tööd, aga et seal nagu lõpuks oligi, sa tundsid nagu inimesena seda, sulle seda valetamist ja vassimist oli nagu nii palju, et siis nagu lõpuks oligi selle aastase, ütleme viimased 4-5 kuud olidki sellised, et kus sul nagu nii-öelda vabal ajal ja pereelus on kõik nagu suurepärane, kõik imeline naine, laps on ja et kõik on nagu super ja nii kui sa sinna A Le Coq Arena riietusruumi lähed, siis sul nagu kogu see emotsioon ja tühjus valitseb sul sees nagu ja siuke, ja see ei ole nagu teistega, et nagu mängijatega saad ikka, nemad ei ole ju millegis süüdi, aga lihtsalt see trots selle klubi tegevuse vastu sellel hetkel oli nagu väga suur ja kindlasti oli nagu raske periood, aga see ei ole ka samas jälle jalgpallis midagi uut, et selliseid asju juhtub igal pool iga aasta, et selles suhtes tulin toime, midagi hullu ei juhtunud ja läks väga hästi karjäär edasi. Kuidas sa vanemana nüüd seda aega meenutad? Tegelikult sa võitsid ju Floraga 3 meistritiitlit, 3 karikat, 4 superkarikat. Et kas see viimane aasta tehniliselt ei saa võtta kokku kogu seda teekonda? Ei, loomulikult ei saagi ja sellepärast need ongi täpselt kahetsed, et ma ikkagi seal ma hakkasin trennis käima, sealt ongi need kõige rohkem mu südames olnud see klubi ja kõige rohkem ma olen ju saavutanud ja koos neid tiitleid võitnud ja kõike muud, aga et ikkagi see klubi kontori poole see osa, et nagu loomulikult kõik need treenerid, mängijad, kellega ma seal olin, väga-väga kihvt kõik, aga see kogu see lõpp, et see nagu lõi selle Flora minust nagu kohe eemale, et tänasel hetkel ma ei saa öelda, et Flora on mulle sama südames kui Paide, nagu, et ei olegi võrreldav ja kõik tänu ainult sellele, et see, mis seal sportlikult toimus ja isegi need palgamured, et see oli ka selle elu osa, et on niisugune asi läbi tehtud ja sellega ei ole ka midagi, aga lihtsalt see lahkuminek, et kuna mul ei olnudki probleemi Florast lahkumisega, et täpselt samamoodi ma saan aru, et tuleb noor, ma ei mäleta, kes seal tulid, Mihkel Ainsalu äkki tuleb peale ja see ongi kõik, see on jalgpalli osa. Aga et lihtsalt, et sealt, et sind hoiti kinni nagu umbes kaitstes selle eest, et sa ei läheks kuskile konkurentide tiimi, et siis see minu jaoks ei olnud loogiline. Ja see on selline õhtusöögi efekt pigem, et see pearoog on hea, aga see magustoit on natukene mõru. Nii ta on. Mida sa selle kohta võiksid öelda, et tegelikult ju 30 aastat Flora on alati olnud meil selline tiitlinõudleja, et nad on nii pikalt ikkagi Eesti selline lipulaev olnud, et mida nad siis hästi teevad? On parim siis nagu nii-öelda noorte töö võib-olla olnud ja on kraabitud, et eks on ka väga lai olnud ju Flora ju algusest peale on ju üle Eesti neid mängijaid, Krahmand on nii-öelda õiget asja, et kunagi Kehtna Florad kõik, üle Eesti oligi ju Flora selles suhtes, et see ring oli nagu lai ja sealt nagu mindi ja siiamaani, et lihtsalt on suur klubi, kus on palju noori ja tehakse ilmselt siis ikkagi head tööd, et sama ju ka Levadiaga, et ja inimesed on panustanud sinna raha ja asju, et selles suhtes, eks nad teevad midagi hästi. Sa juba vist mainisid selle ära, aga kui sa Premium-liigat praegusel hetkel vaatad, kellele sa pööalt ühed? Premium-liigat praegu? No eks ma ikka loodan, et Paidel hetkel läheb hästi.
Kui me peaks tõusma Unitediga, siis loomulikult mitte kellegile teisele peale Unitedi. Aga ei, ikka, kus otseselt, ma ei saa öelda ka, et ma nüüd mingi padufänn olen, et eks mulle meeldib ikka, et kes teeb midagi hästi, see saab ka selle eest tasu ja võidab, et kui keegi mängib kellegi üle ja tees seda hästi, siis ikka, et aga ma pean ütlema küll, et nüüd esiliigas olles tunduvalt rohkem jälgin Premium-liigat, et muidu kui sa ise oled selles karussellis sees, siis sa võib-olla ei taha seda konkurentide õnnestumist ja mingit seda rõõmu võib-olla nii palju näha, et seda ma olen nagu tajunud, et palju parema meelega vaatan erinevaid kõiki mänge ja siuke teise nurga alt, et ja väga põnev hooaeg on ka praegu siiamaani olnud, et selles suhtes on päris pull, jah. Välismaast juba sa mainisid, et Soomest olid mingid pakkumised 2016 enne Paidet. Oli sul varasemalt ka mingi variant välismaale minna? Ei, mul ei olnud jah, selles suhtes midagi konkreetset, et ma tean, et mingi huvi kunagi oli ka seal 2013 äkki või midagi, aga see oli ka kuskil selja taga, kelle klubi, kas siis Flora poole pöörduti ja midagi uuriti ja mina sain sellest hiljem teada, et mina ja Alo Tupikov vist olime kas lahti või mingi siuke klubi, midagi sellist seal oli, aga sellest me midagi nagu ei teadnud, aga Flora siis tol ajal ei olnud üldse Eestis neid agente niimoodi ja nii-öelda Flora siis tegeles ise sinu sellega, et mingid testimisi asju mul ei olnud, et nagu võib-olla ka siis selle polnud siis võib-olla liiga suur reklaamiartikkel või potentsiaalikas vend, et või võis asi olla ka selles, et sa tegid lepingud varem ära või? Uued lepingud, ma mõtlen seda, et sul ei olnudki võimalik olla nii-öelda vaba agent, mida paljud Eestis on varasemalt kasutanud ja siis saavad välismaale lihtsamini. Ma arvan, et ikkagi see need lepinguid seal omal ajal, ega neid ka ei tehtud seal kuskil liiga varakult ette, et ma ei mäletagi, kui enamasti need on ikkagi siuksed üheaastased ja siis seal kuskil hooaja lõpus sul jälle pakutakse uut, eks need võimalused olid ikka, aga oma see teadlikkus kõrvalt mingit nagu nõu või sellist nagu ei ole, et ma arvan, et tänapäeval sul ikkagi inimesed, et kuna meil on siin Eestis oma neid agente ka siin tekkinud, et siis sulle võib-olla selgitatakse neid olukordasid paremad, et sellel hetkel jah, siis klubil olid põhimõtteliselt kõik need võtmed nagu käes, et ega see on teistpidi ju oht, et kui sa seal midagi kangutama hakkad, siis ikkagi pärast sa oled veel suuremas jamas võib-olla kuidagi, et mingid siuksed hirmud, ma arvan, olid seal ka. Aga mis liigades sa sel hetkel unistasid, et kui sa nüüd tagasi mõtled, et seal oleks tahtnud mängida? Ei no igal pool oleks tahtnud mängida, Champions League'i finaalis tahaks mängida ja kõik viledeks, et aga eks sellest saad ju ka aru, kuidas need mängijate liikumine siit Eestist on, et ega see liiga suurt sammu siit Eestist ei saa teha ja ma arvan ka, et sellel ajal oli populaarne niisugune Skandinaaviasse liikumine ja sealt kuskil edasi ja ma arvan, et see ikkagi need oma mõtted olid ka, et kui kuskilt siis lähed sinna veel edasi, et eks see trepina läheb, et sa väga suurt ampsusid ei saa teha, nagu Abdullah ja siis siit St. Paulisse liigub Paidest, et nagu see on ikkagi väga erand, et need tasemevahed on suured, aga jah, pigem ma kujutasin jah seda ette, kuna ma arvan jah, see Skandinaavia suund tol hetkel oli, et siis ka nagu mõtlesid võib-olla sinna suunas. Kui sa nüüd 20 aastat tagasi mõtled või kerime selle aja tagasi, mida sa teeksid teisiti, et saada sinna Norra mängima? Rohkem trenni. Veel rohkem? Tööd rohkem, kuigi ma olen väga töökas, jah. Jah, ega ei selles suhtes, eks jalgas on ka paljudes asjades kinni, seal mingil hetkel saad kuskil ukse vahele võib-olla ja õnnefaktor on nagu sees, aga jah, et ma arvan, et minu siuke nooruses võib-olla mida ma teaksin, kõik on see kogu see profisportlase elustiil ja kõik sellised asjad, mida kindlasti jah, mitte et ma oleks mingi hirmus peomees olnud, aga igast rumalusi ikka omal ajal on nagu selles suhtes tehtud ja ma arvan, et see elustiil oleks, ma arvan, suurim muutus, et selles suhtes, et see trenni ma olen alati korralikult teinud, alati igas trennis ennast maksimumi andes ja siiamaani, aga mis täpsemalt, mis sa mõtled elustiili all? Mis täpsemalt? Ongi täpselt, et kui palju sa puhkad, kuidas sa toitud ja taastumised ja sellised asjad, et siis see nagu ei olnud veel nii kättesaadav see info, nagu kui see tänapäeval on, et ma võingi öelda, et nagu siukse nii-öelda profisportlase nii-öelda olemuse kõige paremini treenerit seletas mulle ära võib-olla Norbert Hurt, kui ta oli Floras 2014, et mis ma siis olin seal 20 kopikatega
et tema selle tõi ja ka selle olulisust, mis sa nagu väljaspool seda nagu trenni teinud, et kui sa veel varem ei olnud võib-olla sellele nii palju mõelnud ja rõhku pannud, siis jah, et sealt alates tegelesid sellega rohkem ja näed ise kohe selle pealt nagu, et see on väga oluline. Kaua sa siis mängid veel? Kaua? No nii kaua, kui tahetakse, selles suhtes, et praegultki jälle hooaeg algas küll aste madalamal ja aga oligi enne esimest mängu ikka samasugune siuke ärevus ja mõnus olek oli sees, et sõitsid sinna mängule ja see Eestis alati see kevadine, see nii-öelda natuke soojem ilm ja see õhk annab kohe sulle märku, et nii, et pikk hooaeg on algamas ja täpselt samamoodi ikka nagu kõik need teised aastad, et ootad ärevusega ja mõnusa sükse tundega, millal see trall jälle pärast seda pikka ettevalmistust lahti läheb ja kui kaua veel, eks näis, et eks ma olen ka seda meelt, et kui kaua mind soovitakse ja võib-olla endal tuleb mingi hetk mingi piir ette, aga praegult seda ei näe. Sa oled mõelnud selle peale ka, mida sa pärast edasi teed peale karjääri. Me ei pea sinna väga detailseks minema, aga mingid mõtted oled enda peas ju on olnud. Jah, kindlasti ma olen elanud oma elu kuidagi niimoodi, et kõik nagu jookseb nagu niimoodi loogilist rada pidi, mitte liiga palju nagu stressates, mis saab ja muretsedes nagu, aga jah, et ei, kindlasti spordi sisse mingil määral ma jään ja kas siis on see treener või mingi muu asi, et kindlasti jah, et ma siin treeneri koolitusi veel läbinud ei ole, et see aasta on mul ka need eesmärgid, et ma sealt hakkaks neid tegema, et siiamaani lihtsalt vaatan neid koolituste aegasi ja pole veel klappinud nagu, et tuleb need kindlasti teen ära ja lihtsalt, et sul on siis nii-öelda need treeneripaberid seal ka olemas ja eks siis elu näitab, et eks nii pikalt mängitud ja võib-olla kohe praegu mõeldes pärast karjääri lõpus esimene asi võib-olla oleks, et läheks nüüd hüppaks kohe täiega sinna kuskile treeneri rooli ja paneks täpselt samasugust elu edasi, et eks ju pere on ka selja taga, kes on elanud neid nädalavahetusi, et ühtegi vaba nädalavahetust ei ole ja et tuleb nende peale ka mõelda, aga ei, midagi ei välista ja võib-olla hoopis mingil muul valdkonnal, aga ma olen nagu jah, alati seda meelt, et küll elu juhatab, et kui ma ise normaalne inimene olen ja et siis küll elu juhatab mind õigetesse kohtadesse. Oled sa kunagi kahetsenud ka enda valikut, et hakkasid jalgpalluriks? Ei, absoluutselt mitte, et võimatu kahetseda tõesti, et ma ei tea, kui paljud inimesed saavad oma armastust niimoodi teha ja selle eest nagu korralikult Eestis väga korralikult elada ka, et mitte miljonär, aga elada väga korralikku elu ja teha trenni ja mängida ja see võistlusmoment seal, et nagu ilma trennita ma ei saaks nagunii, et ja ei, pole kordagi kahetsenud. Ma ei hakka seda küsima, keda sa Jalgpalliliidu presidendi valimistel pooldad, aga ma küsiks pigem niipidi, et kas meil Eesti jalgpallisüsteemis on vaja midagi üldse muuta? Muidugi. Ma arvan küll, et selles suhtes, et tõesti see aasta nüüd Ragnar kandideerib ja väga hea meel on seda nagu näha ja lõpuks, kui need valimised üks hetk toimuvad, eks siis on näha kõik selle jalgpalliskeene inimeste seda, et seda saab olema huvitav nagu näha, et mis need protsendid siis seal lõpuks on, et kui see on ikkagi sama presidendi kasuks 80% näiteks, et siis keegi millegi üle viriseda siin ei saa ja olemegi rahul, aga noh, Aivarit selles suhtes ma pean nagunii geeniuseks ja ta on nii palju Eesti jalgpallile andnud ja ta on ju nii pikalt siin ikkagi olnud, et minu nägemus on lihtsalt see, et kindlasti võidab jalgpall sellest väga palju, et tuli see teine kandidaat, mingid asjad lähevad liikuma ja ei oleks ka vastu, kui mingid muudatused, sest nii-öelda presidendi muutused kindlasti mingid uued ideed, et ma ei näe varianti, et meil midagi siin nagu saaks totaalselt nagu valesti selle mingi muutusega siin minna, et oleks huvitav, et nagu jalgpalliklubiski, et sul on pikalt on üks peatreener, võib-olla need asjad siis lõpuks ei liigu nii kiirelt edasi või siis jäävad nagu, et on vaja värsket verd ja niisugust
võib-olla muuta seda juhtimisstiili, millele rõhutakse, et see oleks võib-olla meeskondlikum natuke, et oleks nagu huvitav näha, et muidugi mitte midagi Aivarilt ära võttes, et ta on ka suurepärast tööd teinud, aga muutused ka tihti võivad palju aidata. Aga mida sa ise oskaksid välja tuua, mida meil muuta vaja oleks? No üldiselt ongi ikkagi, et Aivar on ju vedanud seda Eesti jalgpalli ju nii pikalt ja ma arvangi, et siuke meeskondlikum võib-olla juhtimine just, et see uus tiim tuleks, et sul on nagu rohkem inimesi, kellel on see võib-olla sõnaõigus, võib-olla see on see esimene asi, et ega ma ka ei arva, et siin oleks võimalik siin 2-3 aastaga mingi meeletu muutust nagu teha, aga võib-olla leitakse mingid asjad, mida teha paremini ja mis kindlasti, et aitab jalgpallile ju areneda, et me peame ikkagi siit nagu edasi minema, et me oleme arenenud, aga kuskil muus valdkonnas võib-olla siis teeme mingid sammud edasi, et me oleme ikkagi sellest tippjalgpallist ikkagi kahjuks paratamatult nagu liiga kaugel, et meil on vaja jõuda kuskile, et jah, see väide, et me nüüd 50 parima riigi sekka, et ega see ka ei ole, et nüüd jõuame sinna ja siis ongi kõik hästi, et aga kogu see süsteem, kogu see treenerite asi ja nende mängijate nii-öelda kasvatamine Eestis, et ma arvan, et see on nagu meeletut arenguruumi. Aga sina oled selles süsteemis nii kaua sees olnud, mida sa näed ise siis väljakult või trennis, mida meil noortel mängijatel oleks vaja? Või mis jääb vajaka? Mis jääb vajaka? Kui sa üldiselt nagu Eesti seda jalgpalli nagu vaatad, siis ma arvan, et siin mingid aasta tagasi, kui Häberli näiteks tuli Eestisse treeneriks, ta tõi ka selle kohe välja, et see Eesti see nii-öelda mängijate, see kaitsemäng nagu meeletult nagu nõrk tase nagu tegelikult nagu. Ja seda on ka näha, et kas või Nõmme Unitedis ja niimoodi, et ma arvan, et siin Eestis see konkurents ei ole piisavalt suur, sul ei ole just võib-olla sellise kaitse ja niisuguse jõulise mängu seda väljakutset sul võib-olla nii suurt ei ole, et kui sa oled nagu hea meeskond, head mängijad, siis sa võidadki neid liigasid, sa ründad, sa oledki võib-olla seal palliga tehnilisem, sul on need asjad on paremad ja seda teist poolt võib-olla ei saa, aga jah, et eks tänapäeval on ka raske neid noori kasvatada, sest et igast nii palju muid asju on peale tulnud, mis noortele veel meeldib teha ja ega see kindlasti lihtne ei ole, aga seda meelt ma olen küll, et nii-öelda rohkem saada neid treenereid, kes siis ongi niisugused nii-öelda kvalifitseeritud, et need noorte treenerid ongi ikkagi kõva kvaliteediga ja saavad teha rahulikult oma tööd, et mitte, et tal on 7 gruppi, vaid ta teeb võib-olla 2 grupile ja korralikult, et seal on kindlasti see ruum, et muidugi ma saan aru, et raha ei kasva puu otsas ja kõik need asjad, aga sealt suunast tuleks kuidagi liikuda. Mida Andrei Frolov vabal ajal teeb? On sul mingid ägedad hobisi, kuidas enda pea puhtana hoiad? Perega, lastega, naisega. Nädalavahetusi ei ole ja siis polegi vaba aega. Teised on tööl. Ei, mis ma ikka teen nagu selles suhtes, et siin suveperioodil on mõnus seal niidataias muru ja aeda korras ja sellised asjad, et eks ma siuke liikuv olen, kas käin jalutamas, midagi sellist kui perega koos, ma ei tea, suvel rannas, sõpradega võib-olla kossu mängimas, et korvpall on kindlasti siuke asi, mida võimalikult palju tahaks teha, kui aega on. Et see on üks siuke teine spordiala, mis nagu väga läheb, aga siuke jah, vabal ajal, kui midagi koos kellega ei tee, siis ikka jah, mingi siuke midagi liikuvamat, et siuke diivanis vedeleja väga ei ole, kui just eelmine päev ei ole mingi raske mäng on ja tahad puhata, aga jah. On sul mingid ägedad rituaalid ka enne mängu? Kuulad mingit lugu, mingi oma playlist, mida ma pean läbi kuulama? Ei ole nii? Ei ole, tähtis, et lihtsalt, et uni oleks paigas, kõik söögid asjad oleks täpselt arvestatud enne neid, et nagu sealt osas ja et oleks nagu vedelikku piisavalt tarvitud ja lihtsalt professionaalsed asjad lihtsalt, mis peavadki olema paigas, et eraldi mingeid asju ei tee, et kuskil riste ette ei löö ja mingeid muusika siukseid palu ei kuula. Aga mõnel sõbral või tuttaval jalgpalluril mingi kummaline komme on? Mingi huvitav lugu, mida ta alati peab kuulama või mingi siuke oma talisman on alati kaasas?
tuleb sul mingi lugu? Jah, ega kõigi kohta ei tea ka, et kellelgi kindlasti seal mingid asjad on, aga ei tea, et mulle piisab nagu sellest, et kui meil on riietusruumis on hea DJ ja ikka mingi sarnased asjad tulevad sealt nädalast nädalasse, et need on juba piisavalt, et pigem jah, seal täitsa enne mängu veel panna veel plaani paika ja arutada meestega midagi ja tegeleda enda valmis seadmisega mängus. Oled sa kunagi mõnelt fännilt saanud mõne eriti kummalise kingituse? Või sõnumi? Kummalise? Või mingi huvitav lugu rääkida mõne fänniga seotud? No ma ei tea, et Chris Murra on mul suur fänn, et tervitsi talle, et tema ikka aeg-ajalt kirjutab ja siukseid pulle lauseid kokku paneb, aga äge vend? Ei, äge vend, südamega teeb ja kindlasti väga tubli, et Paide nii-öelda ultra ja üldse siin nii-öelda teatri ja kas naiste jalgpall või kõigega, millega ta tegeleb, et ta on tubli ja et eks mingid asju kindlalt on, jah. Kas mingi grupeering oli ka kunagi naisfännidest Andre Frolovil? Ahah. Võt, ma ei tea täpselt, kes selle grupeeringu juht oli, aga kunagi oli Mis see grupeering oli? Followers äkki. Followers või midagi sellist oli ja et Instagramis kunagi oli mingi asi. Jah, see on jah, siuke tänapäeva noorte keeles öelda, see on suht cringe asi, aga kuidas sa siukses asja suhtusid, kui sa nägid, et see grupp valmis tehti või nagu, kuidas mängijal endal oli? Ei no eks sa jälgisid seda contenti või mis seal on, aga ma praegu täpselt enam ei mäletagi, mis seal oli ja täpselt ei tea, kes seda tegid, et ega seal midagi nagu halvustavat ja midagi sellist ei olnud selles suhtes, et las inimesed nagu teevad, et midagi mulle seal ette ei jääd ja eks sõpradega ikka palju nalja sellega sai, et siuke leht seal on, aga ühesõnaga mingi naisfännide punt pani kokku ja postitasid sinu mingeid lugusid ja pilte sinna? Noh, jah, kas naisfännid või tüdrukfännid või kes iganes, et midagi sellist seal oli, aga ainuke asi, mis mul ka praegu meenub, on siuke ilus žest oli Flora fännidelt kunagi, et respekt nendele, et kui me Maxiga koos ju Jürgensoniga Florast lahkusime, siis järgmise aasta esimesel mängul olid ilusti plakatid seal, et igatseme legende ja et selles suhtes oli südantsoojendav siuke väga, väga ilus nende poolt. Äge. Kuidas sa selle meediakriitikaga ja selliste asjadega jalgpallurina oled toime tulnud? On see sinu jaoks olnud nagu raske? Oled see selline kommentaaride lugeja olnud? Ütleme, et ei ole raske, et selles suhtes, et ma ei saan aru, kes seal kommenteerida võivad, et ma ei saa, ei võta väga tõsiselt? Jah, selles suhtes, et eks ma enda vastu olen ikkagi üritan nagu aus olla ja karm ja kui ma kuskilt nagu näen midagi sarnast, siis ma võin taga nõustuda ja niimoodi, aga et ma ei saa võrrelda ka mingi väga, et mõnel ma ei usu, et ma olen üldse nii palju võib-olla kriitikat nagu saanud võib-olla, et mind kuidagi jah, testitud või proovile pandud, et mõnel võib see päris palju karmim olla, võib-olla mõnel on veel vähem vaja, aga ei, mingi sarilugeja ma ei ole olnud, aga eks ikka aeg-ajalt meeldib lugeda, et mis sa nagu arvad ja siis sul on see pilt ju sellest eest ka, et sa ju näed need inimesed, kes seal kirjutavad, et nii-öelda kasutajad või mis iganes, et kas see on mingi adekvaatne jutt seal juba, sa saad ju väga kiirelt aru lõpukokkuvõttes ja ei, et selles suhtes on olnud jah, võib-olla meeskonnakaaslasi, kes on selle kädas olnud, siis oleks proovinud nagu omalt poolt nagu aidata, aga endal ei ole. Ei ole nii olnud, et koju lähed, hakkad ketrama seda kogu asja, päris nii ei ole olnud? Mingit kommentaari kindlasti kunagi ei ole, et koju ma lähen, et ketrad nagunii, kui seal midagi halvasti läheb, et siin näiteks tuua, et kui me siin selle Paidega Fäärisaarte klubiga üks aasta mängisime siin ja siin kuskilt tagant postist 1 meetri pealt ei suutnud palli, siuke ebaõnn oli ka, mingi rikošett seal ennem, et ma väga ei kontrollinud seda olukorda, aga nagu
see on see, seda sa krutid nagunii, et selleks ei ole mul vaja lugeda seda kommentaari seal nagu, et ma tean, mis seal täpselt oli ja nagu, et see midagi hullemaks ei tee, et see on nagu niigi hull. Aga kuidas sellistest hetkedest sa nagu üle saad lõpuks? Et seesama moment, ma isegi mäletan seda kodus diivani peal vaatan ja mõtlen, et kuidas see Froll sealt ka ära ei lükka. Et nagu, kuidas sa nendel hetkedel, kui sa lähedki koju, hakkad nüüd seda ketrama, kuidas nendest hetkedest üldse üle saad? Ütleme, et aeg parandab nagu kõik haavad, et võimatu on seal samal õhtul sul kuidagi saada seda asja paika. Et jah, siuksed murudamad asjad teinekord võib-olla 2-3 päeva, et noh, see konkreetne ka, et see ongi võib-olla siuke viimase, mis mul on eredamalt meeles, et siuke eriti valus, et pärast abikaasa tuli isaga järgi ja lihtsalt sul on mingi tükk seal tagapingis, kes ei taha mitte midagi rääkida ja oma mõtetest seal ja on niuke väga raske hetk, aga noh, lõppkokkuvõttes sa tead, järgmine päev hakkad üles, on juba natuke parem, saad võib-olla meeskonnaga kokku. Teinekord on võib-olla mingid asjad, sa ei tea, kuidas treener võib-olla reageerib, et siis sa nagu ootad seda, et mis sealt nüüd tuleb tagasiside ja siis sa saad jälle selle, ootad kiiremini, millal see päev tuleb, kui on näiteks mingi vaba päev on vahel, nüüd lähed sinna koosolekule, räägitakse kõik asjad ära, et teinekord siis hoopis võib-olla on see asi leebem või siis võib ka hullem olla, aga jah, enamasti ikka on siuke 2 päeva ja siis see, nagu eks see natuke kaob ära ja sa jõuad seda selida. Mis on selline parim nõuanne, mida sa oled karjääri jooksul saanud? Ja kellelt see tuli? Sa siin erinevad peatreenerid mainisid, kas mõned peatreenerilt või võib isegi olla sõbralt või mõned mängijalt? Jah, et nagu selles suhtes, et jah, see, nagu me enam mainisid Norbertit, nagu et see pool, mis on nagu väga oluline osa, et see professionaalsuse pool, sealt see, ma arvan, kindlasti palju nõu, aga jah, et ma arvan, et lihtsalt siuke töö tegemine ja kui treener on aus su vastu ja hindab su tööd, siis see ongi siuke mõnus motivatsioon olnud, et mäletan, et siuke tõsisem Floras Martin Reimi käe all oli, et oli nagu hästi aus treener ja kes trennis nagu tegi kõvasti tööd ja sealt see nagu nii-öelda tugevam töökultuur veel endale juurde tuli ja tema seda austas neid mehi, kes ikkagi pingutasid ja said siis nagu nii-öelda põllule. Aga kindlasti jah, mingeid asju veel, aga praegu niimoodi otseselt suuremaid nõuandeid meelde ei tule. Hakkame otsi kokku ka tõmbama, kui sa saaksid moodustada oma unistuste viisiku, nii-öelda 5 ägedat mängijat, kellega koos mängida. See võib olla sul 5 ründajat, sul võib olla 1 kaitsemängija, tee, kuidas sa ise soovid. Pane 5 mängijat kokku, kellega minna platsile. Eestlast siis? Jah, kellega näiteks saad koos mänginud. 5 tükki või? 1 on väravaht või? Ise võid valida, sa võid 5 väravahti ka võtta, hoiavad hästi koos kõik. Aga sa võid 5 ründajat ka võtta, sa võid 1 väravahi võtta, sa võid 2, tee nii nagu soovid. 5 mängijat lihtsalt. No ma väravasse võtan ikka selle Liimi, kes hoiab punti koos, et Mihkel Aksalu, tervitsi talle, et tema on ka siuke vend, kellelt ma olen kindlasti palju nii-öelda õppinud elutõdesid ja asju, et hästi kihvt vend. Siis loomulikult ei saa märkimata jätta Paide suurimat legendi Siim Lutsu. Tema panen sinna ründesse paremalt äärelt sisse tulema ja vasakuga lajatama. Ja no ise ma pean ju ka seal olema ikka kuskil. Et siis ma olen seal kaitseliinis taga vasakul. Saan Siimule diagonaali panna. Ja 2 venda on veel vaja. Noh, hea sõber Jürgenson läheb ka sinna kuskile. Et võib-olla luban ka rohkem rünnakule minna tal. Ja noh, ta jookseb lihtsalt ju kõik surnuks Ironman. Ja keda, noh, eks ma loodan, et keegi sõbrad siin ei solvu ja et neid on küll palju, aga siuke, kellega ma mäletan, et ema alati vihkas, kui see mängija oli vastastiimis. Et kuna ta oli nii massiivne ja paras peavalu, et siis ma ise noorena TVMK mänge vaatamas käies nagu vabatahtlikult iga nädal, et sealt said ikka täie raha eest, et Tarmo Neemelu, et ma panen sinna ette, et siis on siuke unbeatable tiim valmis, et Tarmole kehasse ja teised toetusesse.
Äge. Lõpetuseks viimane küsimus. Nende teadmiste ja kogemuste juures, mis sul praegu on, mida sa soovitaksid noorele jalgpallurile, et olla edukas jalgpallur? No vana hea, teha tööd ikka, aga ma arvan ikkagi, et see nii-öelda professionaalsuse tase, et eks ma ka omalt poolt proovin noori selles suhtes aidata, et millega ise võib-olla kunagi teadmisi nii palju ei olnud, et tänapäeval kindlasti kõigil on rohkem teadmisi, et nii-öelda fitness levelid oleks veel paremad, aga kõik nagu algab nagu lihtsatest asjadest, et kõige tähtsam asi, et teha jätkusuutlikult sporti on magamine ja sellised asjad, et millele võib-olla mingitel aegadel nii palju rohku ei pöörata, aga kindlasti jah, see professionaalsus ja ikkagi et arendada oma nõrkasid asju, et ma mäletan, et enda karjäärist ka, et nooremana, täitsa noorena siis käisid ju kogu aeg, vabal ajal pall oli kaenlas ja käisid, et siis kui hakkasid trennis käima, siis käisidki ainult trennis ja võib-olla pärast mingis muus trennis veel ja aga nii-öelda profisportlasena siis sa olidki oma treening selles ainult ja tegid oma trenni ära ja päev nagu vaba, et tegelikult see üks päev on nagu nii pikk ja kui oleks veel spetsialiste kõrval nagu, kes aitaks nagu inimestega teha, et jalgpallis ka sa saad tehnilisemaks, paremaks lööjaks, peaga mängijaks ainult ju läbi korduste ja need ei ole tegelikult ju nii rasked asjad, mida teha, et nõrgemat jalga aidata või selline individuaalne töö, et see on üks asi, mis jah, ma olen nagu mõelnud, et siuke NBA-s sul on need eratreenerid, kes suga toimetavad, et võiks ka siin olla nagu, et meil muidugi on need eratrennid juba nagu käivad, aga et mingi isik, ma ei tea, kelle sa siis võtad, kes sinuga tegeleb ja aitab su neid asju, et noorena ma tundsin ka võib-olla, et ise, et nagu sealt ei olnud, et ma hästi huvitav, et vahepeal karjäärist võib-olla mingi 10 aastat oli sellist aega, kust ma nagu ise kuskile jalgpallistaadionile nagu vabatahtlikult ei läinud ja siis tuli see vist see Covidi aeg või võib-olla veel midagi ennem ka, et tundsid nagu, et tahad mingit lööki või mingit asja tahad nagu paika saada, et siis avasid järsku ennast mingi 30-aastasena oled kuskil seal laagri kunstmuru väljakul, siis mõtled nagu, et selleks imelikult ei vaadata. mida ma 10 aastat teinud olen nagu ja oodanud, et aga samas mitte, et ma 30-aastaselt enam areneda ei võiks, et lihtsalt, et see vahepealne aeg, et võib-olla võib-olla, vaid kindlasti saab nagu, alati saab nagu palju rohkem teha, et kuskil on kindlasti mingi piir, et sa millegist üle ei pingutaks, aga jah, et siseküljasõttu harjutada, ma arvan, et ei ole füüsiliselt väga koormav, et sellised asjad, et ma arvan, et noored võiks rohkem rõhku panna. Suurepärane. Aitäh, Froll, täna tulemast. Tänud kõigile vaatajatele ja kuulajatele ja kohtume juba varsti.